No, siin võib-olla kaader jalgratta nendest riksadest. Aasia kultuuris tänase päevani väga levinud siis liikumisvahend, eriti muidugi kohtades nagu Pakistan või India või Bangladesh, Nepal, Kadai, kus jalgrattarikšad on väga laialt levinud. Pekingis tänapäeval järjest vähem, aga Hiina maakohtades veel päris palju. Jällegi 2 inimest mahub siis taha ja keegi ees väntab ja toimib väga hästi. Väga kaugele nendega tavaliselt ei sõidetu, 3 kilomeetri raadiuses umbes, sellised kohalikumad otsad. Üks asi võib-olla, mis nendes, ma juba ennem nimetasin, ei ole vett ja ei ole ka tualette majades, et iga 100 või 150 meetri tagant leiad Pekingi sellistes agulirajoonides ühistualetid. Olümpiamängudeks tehti need enam-vähem kenasti Pekingi linnas korda, mujal paraku veel mitte, ma ei tea, mis selleks peab juhtuma. Et need korda saaksid, aga selline, igalt poolt leiab ühesõnaga ühiskäimla. Mõtlesin, et kui mingi 500 sellist meest Kuressaare peale lahti lasta, vastaks selle linnaga lumest puhtaks enam-vähem. Aga Hiinas asi käib madaltehnoloogiliselt, et labidas ja 3-rattaline vändatav jalgratas ja nii see lumiselt linnast välja läheb. Et meil on ka tulnud paar korda novembri alguses ja nüüd jaanuaris päris korralik lumi maha. Ja kuna Hiinas keegi mingit talvekummi või sellist asja ei tunnista, siis lumevedu nagu käib alati ööpäeva ringselt hästi aktiivselt. Aga selliste lihtsate meetoditega. Siin tüüpiline pilt jällegi Hiina agulirajoonist, kus suur, uus, kaasaegne Hiina tungib peale igalt poolt ja lammutatakse vanad majad maha, võetakse need taaskasutusse need tellised ja ehitatakse uued pilvelõhkujad peale. Tihti ehitusprotsess on ääretult kiire. Tõesti, mõne kuuga pannakse ikka selliseid torne püsti Hiinast, 24 tundi päevas käib töö ja see linnapildi muutus on hämmastav täiesti, kuidas inimesed, kes Pekingit mõni aasta tagasi tundsid hästi, käivad praegu ringi, ei tunne midagi ära. Ka need linnad, kus ma kunagi ise nooruses ülikoolis käies elasin või täiesti tundmatuseni muutunud. Peatänav on sama koha peal, suure juhi ja õpetaja Mao kuju on sama koha peal ja jõgi voolab ikka sealt ühest kohast teise nii nagu varem, aga ülejäänud kõik on muutunud, et see pilt muutub kiirelt. Siin ka teine selline asi, mida iga 100 või 150 meetri tagant võid leida, on jalgrattaparandus. Kuna Hiinas on Hiina jalgrattad, siis tuleb neid ka pidevalt parandada. Et leiba ja tööd kui palju inimestele. Siin moodsad soengud juuksuris jäid kuidagi kaamera ette. Samamoodi nagu viiakse lund, ei nähta ka vaeva mingite prügiautodega sellistes väikestes kohtades, vaid mees käib ja hõigub tänaval, prügi, ja siis inimesed tõstavad oma kilekotid ja rämpsu välja ja nii ta sealt ära rändab. Siin on tempel vana, näete, katust toestatakse mingite puutaladega ja mille ees on selline jõusaal, pool mänguväljak. Hiinlastele hirmsasti meeldib ennast tänaval treenida. Kõik kohad on täis selliseid väikeseid platse, kus saab kõik võimalik masinate peal ennast liigutada. Sellised, tavaliselt käivad seal kas lapsed või siis vanemad inimesed. Et eriti hommikul varakult Pekingis ringi jalutades päris hämmastav, kuidas kõik pargid ja isegi nagu kiirteealused sillad, näiteks ülesõidukohad, on alati täis mingisugust tai chi ja chi gungi praktiseerivaid ja peotantsu harrastavaid vanureid näiteks. Tõesti, hommikul kell 7 või kell 6 muusika mängib kuskil krapist ja vaatad, vanemad inimesed korralikult tantsivad näiteks. Ja siis teine koht muidugi, mida nad teevad, neid harjutusi ja neile meeldivad sellised monotoonsed harjutused, mida tehakse tohutult palju kordi. Koormus on hästi väike, aga tõesti mingi 500 korda täpselt sama harjutust teha näiteks, et see on see, kuidas hiinlased ennast treenivad. Mõnikord kuskil linnast väljas käies on täitsa hämmastav, et seisab mees puu ääres, taob selga vastu puud. Ja nad võivad seda teha rahulikult tund aega järjest näiteks. Ja sellised imelikke harjutusi näeb seal. Aga siin on lihtsalt jõnglased, kes ringi jooksevad ja seal parasjagu platsil mängivad. Pekingis praegu ka külm, inimesed jääl järve peal, Houhai järve peal talvemõnusid nautimas, osad kaunis ekstreemses vormis, kusjuures mingit sauna või eelsoojendust ei ole, ma ei ole kunagi näinud, et keegi hüppaks jääauku ja rahulikult 20 minutit seal edasi-tagasi ujuks. Et
ja pärast välja minnes ka täpselt samamoodi seisavad, ajavad veel rahulikult juttu ja näib, et kiiret ei ole kuskil, et väga hästi karastunud tegelased peavad olema. Ja pärast ennast kuskil kastekannust veel seal pesid ja nii edasi ja ilmselgelt nautisid ka nagu inimeste tähelepanu. Et karastatud hiinlased. Siin me proovime ka ise erinevaid masinaid, mis musklite peale need parasjagu käivad. Ja neid masinaid, täpselt selliseid vidinaid leiab ka näiteks ohtralt Koreast, Jaapanist, ka teistest Aasia riikidest, et see on mingi Aasia asi, ühesõnaga selline tänaval enda treenimine. No siin jällegi leidsime sellise suurejoonelise Mahjongi võistlusplatsi, mehed on isegi oma tööriistad tänava äärde parkinud ja on haaratud kaasa põnevast mängust. Ja no ikka on niimoodi, et 2 meest mängivad ja umbes 6 tükki õpetavad. Et küll seal arvatakse seda teist ja kolmandat, et juba hiina keelt mõistes päris huvitav on kuulata, kuidas see asi käib. Siin võib-olla selline traditsiooniline jõukama hiinlase, vana muidugi arhitektuuri stiilis maja. Nagu Aasias tihti, et majad olid piiratud aiaga, ainult üks sissekäik tänava poole aknaid ei olnud, et suur sisehoov, tihti hästi ilusti aljastatud ja kogu elu käis nii-öelda enda hoovis. Seal hoiti naisi kurjade pilkude eest varjul ja selline turva ja siis oma privaatsuse säilitamiseks elati selliste müüride taga. Lihtsalt kaadrid vanalinnast. Ja üks asi muidugi, mis kuuma vee joomise kõrval hiinlastele ohtuvalt meeldib, on tee joomine. Musta teed juuakse vähe. Siis huvitav, et Hiinas musta teed nimetatakse punaseks teeks, et sellist sõna nagu must tee hiina keeles üldse ei eksisteerigi. Ja see teetseremoonia ja tee joomine on selline kaunis rituaalse tähendusega. Ka minu kodu lähedal, päris kallis rajoonis on sellised hästi prestiižsed, kallid teemajad. Tõesti ette on pargitud A8 Audid, suured Mercedesed ja Porsche Cayenne'id ja kus siis käiakse ärikokkuleppeid sõlmimas. Tihti käib see just täpselt tee tassi taga. Kõik võimalikes värvides, ilusad sellised serveerimistassid ja kannud nii edasi. Ja üks asi, millega võib muidugi hiinlaste täieliku arusaamatuse ja tihti ka põlgus ära teenida, on see, et kui keegi üritab tee sisse panna suhkrut või mett näiteks, isegi Eestis siin Hiina restoranides millegi pärast serveeritakse rohelist teed magusaga, ükski hiinlane ei saa aru, milleks peab tee maitset ära rikkuma mingi magusaga, et teel on endal maitse. Ja ka palju Lõuna-Hiinas ringi rännanuna, et tõesti need erinevad teed ja teekasvandused erinevates kohtades, et tee võib olla suhteliselt tavaline prosta proletariaadi tee, mis ei maksa suurt midagi, aga sellised teed on olemas, mis 10 grammi võib maksta vabalt 10 000 krooni näiteks. Et ääretult haruldased ja väidetavalt siis üli maitsvad, et see teekultuur on Hiinas suhteliselt tugevalt juurdunud ja ka sellise sotsiaalse elu või suhtlemise osa.